No jõu. Maiko siin. Sorry, ma panen kinnast kätte. Päris külm on. Nii. Kinnas on käes. Ma ei ole ammu seda jalutusvideot teinud. Monsieur. Diego! 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 Mis toimub? Kuuled või? Joo, mees. Tšau. Ütle tere. Tere, ütle või. Härra Diegoga siin. Okei, te juba teate küll, et ma ei ole tükk aega oma kanalile videot teinud, justkui olen kuhugil ära kadunud. Aga need, kes mind on nagu jälginud ja vaatanud ikkagi, mingeid asju ma olen vahepeal teinud, mingid mõned lood või mõned videod või proovisin seda podcasti ja aga jalutamiskäimine oli mul vahepeal tükk aega. Siis kui ma seda sauna ehitasin, tükk aega ma siis sellel perioodil põhimõtteliselt ei käinud jalutamas ja kogu see interneti asi jäi justkui pooleli. Ja täna, no nüüd olen käinud juba jalutamas, aga täna siis jõudsin selle video tegemise kohta. Pole nii kaua aega telefoni üleval hoidnud, et käsi väsib ära. Vahi. Hakkasin siis vaatama internetis, et kus ma pooleli olen, kuidas ma edasi liigun ja nii palju oli nagu seda infi hoolas sisse, et tuligi segadus ja tahtsin nagu ära põgeneda. Ja kõige parem asi siis on selleks vana hea jalutus. Ma nüüd siin olen nüüd jalutanud üle poole tee. Ma olen mingi 2,5 kiltsa, 3 võib-olla. Ja kohe nagu, ma olen seda enne ka rääkinud, aga et ma peab nagu endale vahepeal meelde tuletama ja teile ka nagu meelde tuletama või noh, et see on, olete koos minuga sellel reisil, et jalutamas käimine, fucking hell, ta on nagu nii puhastav. See koherentsus, see neid uhkeid sõnu kasutada, see kognitiivne koherentsus tekib ideede vahel, nagu see meele kaardistamine, et ahah, mul on sotsiaalmeedias, on siin nüüd üks kast, mul on oma toodete loomine, see on teine kast, oma toodete turustamine, see on kolmas kast, müümine ja need kõik asjad peavad nagu omavahel seostuma. Ma pean neid siduma, et tekiks siukene automatiseeritud ämliku võrk, eks. Mina ja online ettevõtlus. Ja nüüd on see AI ka veel tulnud siia, et vahepeal siis proovida teda ka, et kuidas tema saaks mind aidata ja ta veel pakub kohe, et teed midagi ära, siis ma võin teha seda. Küsin midagi, annab sulle siukse analüüsi, et see on nagu veel rohkem segadust tekitav. Et nagu, ma olen mitu korda ütlenud talle, et dude, nagu rahune maha. Et vahepeal on okei täiesti lihtsalt vastata jah või ei. Ja kui on need viga, siis lihtsalt ütlegi, et seal on viga või midagi sellist. Aga ta paneb nagu mingi terve e-raamatu sulle. Ja siis tuleb tulla jalutama. Põhimõtteliselt seda tahtsin öelda. Et jalutamas käimine, tuletame selle meelde. Vahet ei ole, mis ilm on. Kõige parem nagu füüsilisele vaimule kõigele hea. Ja sellega seoses nüüd siin mind mapping, et üks raske osa, mis mulle endal on olnud, nagu ongi, et nii palju on teha, nii palju erinevaid asju on vaja kokku panna. Mingitest asjadest veel ei ole aru saanud, aju alles üritab aru saada, neid seoseid leida iseenda jaoks või noh, sellisel vaimsel tasandil
kuidas ma näen siduvust enda elukogemusega, et see tekiks teadmine, mitte lihtsalt mingi info meelde jätmine ja siis kordamine, on ju. Vaid ikkagi nagu konkreetne retoorika, eneseväljendus. Bla bla bla. Ühesõnaga jalutamine, mind mapping. Ma olen siis pannud, on ju endal, et mul oleks nagu lihtne ja silmade ees arvutis erinevad programmid, kuidas saab nagu seda tekitada. Ja siis mul on veel nagu seina peale pantud A4-d joonistatud, kirjutatud, nagu tehtud seal neid noolekesi ja nüüd on reaalselt sellised tööriistad, mis on nagu ülituus. Ongi teed nagu kasti, sealt lähevad need jooned ja nooled järgmisesse kasti. Nendes on mingid lühikirjeldused või mingid olulised asjad. Ja siis on kõik nagu silmade ees ilusti näha ka. Näiteks tegemise poole pealt, praktilise osa poole pealt, et minul näiteks on ju nii kodulehekülg või tähendab, et ma olen nii kaugele jõudnud, et ma mõistan, et mul on vaja kodulehekülge, mul on vaja võimalusi, kuidas automaatselt e-maile luua, e-maile saata, vastuseid saada, kuidas teha maandumislehekülgi, mis integreerida nende e-mailidega, automatiseeritus. Kuidas siis pakkuda veel on ju kursuseid või koolitusi, videokoolitusi, kirjalikke koolitusi, e-raamatud ehk siis informatsiooni müüa ja pakkuda ja müüa, mis annaks inimesele konkreetse tulemuse, et ta saaks kasu sellest, et tal oleks see väärtuslik. Ja kogu see turundusplaan on alati nii, et sa peadki looma etteväärtust, on ju, tegema selliseid videosid või kirjutisi või pakkuma mingisuguseid neid nagu juhtniite, inglise keeles on see lead magnet, mingit tasuta video, tasuta kursus, tasuta töövihik, tasuta e-raamat, midagi sellist väärtust. Neile, kes on tõeliselt huvitatud sellest teemast, mida iganes sina teed või mina teen või jälle üks siuke kast. Et niimoodi ongi, jalutab ja siis peas käib ja nüüd ma lihtsalt nagu seda otse laivis protsessi jagan sulle, kus ma proovin endale meelde tuletada, kus ma otsapidi olen. Ühesõnaga jah, tagasi internetti, tagasi ikkagi looma digitaalses maailmas, sest selle eest me ei põgene, see aina kasvab ja kasvab ja kasvab. Ja samas on mingid asjad nagu täielikus lapse kingades. Ja kuigi see AI on ka siin ja need, kes on alati ees turundus- või tehnoloogilises maailmas, nemad alati nagu saavad kõige rohkem kasu. Tule õppi, kuidas seda kasutada. Nagu kogu aeg on selle info äri ees, looja majanduses alati ees otsas. Aga fundamentaalsed asjad ei unune kunagi. Et nii-öelda, kuidas raamistada ümber see idee, et mis ma ikka teen, kes see mina olen, miks seda teha, kas ma tean piisavalt, kõik need petise sündroomid, kõik asju tean. Nagu iga päev on üks suur ebakindlusega võitlus, väärtusetuse tundega võitlus või isegi mitte võitlus, et lubada kogeda, aga ikkagi olla üle ja aru saada, et me elame mentaalses maailmas. Probleemid 99% ulatuses, 99,99% ulatuses asuvad ainult meie enda meeltes, peas. Lihtsalt mõtted ja tunded segunenud ebamugavustundeks, mille eest me tahame nagu põgeneda. Kõik käib selle rajaga kaasas. Transformatsioon missugune. Nii, ebamugavus. Auto tuleb ja mina siin räägin telefoniga. Mingi tüüp teeb videot siin näe. No, see on veel tuttav ka. Vana ja ebamugav. Käin telefoniga siin. Aga teen seda ikkagi, sest see on oluline, see on vajalik, see on kasulik. Ma ise saan kogemuse, ma ise kasvan, ma ise ületan hirme.
ebamugavustunnet, kasvan, transformatsioon. Ma soovitan kõigile neid ebamugavusi, sest kui me neid ise vali, ega see maailm lihtsalt surub peale. Eriti kui vaadata, mis praegult toimub, on ju. Kogu see digitaalne raha, täielik globaalne jälgimine, mis on juba nii ammu toimunud, kusjuures see on, et uudist tehakse kogu aeg uueks, et just kui nüüd on tulemas või midagi sellist, aga tegelikult on fuck. See on juba 20, 30, 40 aastat paigas olnud ja lihtsalt järjest retsimaks kasvab. Ja et kas sa siis oled selle kõige siis ohver, poed kuhugi puu alla peitu ja ootad surma, või siis ikkagi nagu mängid seda elu kaasa, et näed, siin selles hetkes toimuvad sellised asjad, siin praeguses 3D dimensioonis, kuhu me oleme tulnud, millega me peame tegelema. Need ülejäänud dimensioonid võib rahulikult sinna paika praegu jätta, et see on päris hea koht, kus olla, sest siin me oleme, on ju. Nii. Kui ilus päike. Ma ei teagi, kus ta on seal. Näpud ka külmetavad täiega. Ühesõnaga, siuke virvarr mul käib peas, kui ma siin jalutan. Ja nii kaua, kui ma koju jõuan. Arvuti taha jälle hingan seal paar korda sügavalt sisse välja ja lukustan ennast fookusesse. Ühesõnaga, mind mapping tööriistad nüüd. Seda ma lähengi praegult uurima ja õppima, mida ma saaksin kasutada tasuta. Ja et ma saaksin luua endale sellise tahvli, kus ma näen kogu seda oma süsteemi ülesehituse mappingut, mis mul on tehtud ja mis mul on vaja teha. Et nii-öelda launchida siis oma mingisugune toode, millest ma olen rääkinud aastaid, et ma muudkui töön, aga pole midagi teinud ega jaganud. Või noh, tegelikult olen. Näed, tahtsin ennast jälle maha teha siin. Et enesekindluse raamatu ja videokoolituse ju tegin ja müüsin, ehk siis juba saingi reaalselt ühe sellise kogemuse, kus ma sain terve ringi täis üles ehitatud, automatiseeritud. Ja nüüd pean seda protsessi kordama, ainult et paremini. Ja ta tulebki paremini, sellepärast, et mul on kogemused nüüd juba. Edukogemus. Nii. Ja siis mis veel? Noh, aju. Tuuselda nüüd. Ja ma tean, näpp külmetavad. See. Midagi oli veel, mis ma nagu öelda tahtsin. Aga kadus ära. Et üks kursus Sinu lugu loeb või Sinu sõnum Eestile videokursus. Ma kõik tekstid ja asjad kõik tegin valmis, mitu aastat ehitasin seda. Ja et ma jagan seda, hakkan tasuta oma Maiko Johansoni YouTube'i kanalil ja äkki isegi Facebookis tasuta nagu jagama neid õppetunde, mis ma tegin, mis ma tahtsin müüa. Aga ma ei julgenud sellepärast, et ma nägin, et see on nagu puudulik. Ja siis ma hakkasin seda täiustama, et mida tegelikult on veel vaja teada, kui sa oled nagu täielik algaja. Aga et ühesõnaga jah, ma hakkan seda tasuta jagama nädalas üks video. Siis kõik saate näha, mis ma olen teinud. Saate tõestust sellele, et ma olen teinud ja saate kaasa teha. Et nüüd on nagu tagantjärgi on lihtne kaasa teha, sest mina olen seda juba teinud ja toimis. Ja toimib, ma ikka veel teen. Ainult, et nüüd juba uuel tasandil enda jaoks. Ja et te saate seda infot kõike kasutada ja põhimõtteliselt kaasa tulla, mis on ülituus. Sest see on ju olnud kogu aeg eesmärk ka.
ikkagi sellist elustiilipõhist ettevõtlust luua. Võtku mis võtab, tulgu mis tuleb, aga seda on vaja teha. Kuna mulle meeldib elada maal ja maal ei ole eriti tööd, kus vahetada oma aega raha vastu, eks. Tuleb vahepeal neid otsi ja vahepeal tuleb käia fucking mis iganes Soomes või Lapimaal. Aga ikkagi ehitada seda, see tähendab, tuleb õppida, tulebki minna ebamugavustsooni, on ju, ja mina olengi seda kogu aeg teinud. Ja on võtnud aega, palju on võtnud aega, igal ühel on omad läbielamised selles protsessis, kus sa sunnid, mitte ei sunni, aga lähed tahtlikult ja teadlikult ebamugavusse õppima ja siis avastad, kui palju on juurde vaja õppida ja kui palju sa juba ei tea ja veel on vaja õppida ja siis fuck, ma ei jõuagi kuhugi. Kõik need pettumuse tunded ja all that good stuff. Nii et jep, ma arvan, et järgmisest nädalast hakkame pihta selle pulliga. Seniks hoidke sabad rõngas ja kasvame koos.